Ja aitäh, eesistuja ja umbusaldatav. No virisesite siin, et teile omistatakse lauseid, mida te ei ole öelnud. No omistame teile nüüd lause, mida te ennist just ütlesite, see argumentum et hominem, et selle kohaselt siis teie valitsuse rahanduspoliitika on rumal, aga see ei tähenda, et teie rumal olete. No millegipärast me siin täna ikkagi oleme mingite rumalate otsuste pärast, et kas see on teie valitsuse poliitika tõttu. No ma ei tea, no ja see on nii naeruväärne, kuidas kõik teised on alati süüdi, et siin kõik need Hormuzi väinad ja ma ei tea, Putinid ja koroonad isegi ja teised riigid on tulnud nendes kriisides ju kordi paremini toime erinevalt meist. Ja tõde on, et Reformierakonna majandus ja rahanduspoliitika on ju läbi kukkunud ja see viib Eesti rahvast laiemalt olukorda, kus neil pole tõesti enam varsti tanklasse asja. Toit on muutunud luksuskaubaks. No kui inimesed ostavad alla hinnatud kaupu, see on nüüd see näljanäitaja või mitte, no eks siis Eesti rahvast nüüd saab selle üle oma kodudes arutada. Aga nad kindlasti toetavad seda, et teie rahandusministrina oma ametis enam ei jätkaks, et äkki siiski teeksite selle teene neile ära. Täna. Mina soovitan teil enne sõna palumist järgi mõelda, kas teil on midagi öelda ja kui on, mis asi see on. Sest tegelikult ei olnud võimalik seda sissejuhatust, kõike neid väiteid, kogu seda ja argumentum ad hominem ei käinud valitsuse poliitika kohta, algusest peale läks jutt võssa. Algusest peale läks see võssa, kui te hakkasite rääkima, nagu ma oleksin omistanud valitsusele midagi. Ei, inimesest oli jutt, et te omistate minu laused, kus ma ütlen, et poliitika on rumal, ma rääkinud üldse seda omavalitsuse kontekstis, ja sel juhul ja te oma küsimuses pöörate kõik pahupidi. Selles mõttes, te video saate kindlasti. Te video saate, aga vaat see talletub, need tekstid talletuvad. Kui ebaloogilised nad on ja kui tegelikult valelikud.